tere päevast, head Riigikogu liikmed, kõik kliendid, energiaeksperdid, Eesti Energia nõukogu liikmed, head kolleegid, kõik energiasõltumatuse huvilised. Energiafoorum, mida me nüüd kohe alustame, on siis meie juba pikaajaline traditsioon. Me oleme juba väga mitmendat aastat siin samas auditooriumis septembri alguses ja kõneleme siis kõige olulisemast, mis just selle septembrikuu alguses on energiamaastikul. Lihtsalt meeldetuletuseks, eelmisel aastal me rääkisime siis energiaturgude arengutest, natuke lõpus võtsime ka põlevkivi teemad juba sisse. Täna me keskendume siis ainult energiajulgeolekule ja energiasõltumatusele. No ilmselt see ei vaja pikka sissejuhatust, miks me räägime energiasõltumatusest just täna. Kõik see, mis toimub Vene ja Ukraina vahel, tegelikult juba selle aasta kevadel muutis ka energiadiskussiooni Brüsselis, kus ma ka ise mitu korda olin kutsutud kui ettevõtte juhina diskussioonidele komisjoni, kus räägiti väga jõuliselt mitte enam, kuidas CO2 teha Euroopas kallimaks, aga sellest, kuidas rohkem kohalikke kütusi kasutusele võtta, kuidas vähem sõltuda importivatest kütustest. Ja kohalikest kütustest meil kindlasti on väga oluline põlevkivi. Põlevkivi on Eestile andnud juba väga pikka aega elektrisõltumatuse. Kui me võtame eelmine aasta, siis eelmine aasta Eestis toodeti vähemalt 1,5 korda rohkem elektrienergiat, kui Eestis tarbiti. Nii et elektri poole pealt on meil hästi, et isegi kui täna, kui Estlinki kaablid ei tööta, ma usun, et Teleringis saab seal õige pea korda, aga meil ei ole probleemi elektriga, me toodame täna rohkem, kui me ise tarbime. Milles siis probleem on? On üks probleem, nimelt, et kogu Eesti energia tarbimisest elektri osakaal on kõigest 1/5. 19–20% sõltub aastast. Ja kui põlevkivi on andnud meile elektrialase sõltumatuse, siis tänasel päeval me räägime sellest, et põlevkivi suudab pakkuda oluliselt rohkem, põlevkivi suudab pakkuda tegelikult Eestile energiasõltumatuse. Elektrienergia on sarnased, aga vahe on 5 korda. Tõdeme seda, et stardipositsioon meil on päris hea. Meil on tööstus, mis on enamuses saanud küll, oleme saanud siin päranduseks. Samas paljud targad otsused ka viimase 20 aasta jooksul on seda energiasõltumatust ka kasvatanud. Tööstus on saanud oluliselt efektiivsemaks ja me tegelikult täna oleme Euroopa Liidus energiasõltumatuse mõttes number 2, et ainult Taani on meist vähem sõltub siis import energiast. Aga tänasel energiafoorumil me käsitleme siis Eesti jaoks selliseid olulisi küsimusi, et mis juhtub siis Eestis, kui Eesti energia puudujääkist saab äkki ülejääk, et me energiabilansi mõttes tegelikult siin toodamegi rohkem energiat, kui me tarbime. Käsitleme kindlasti seda, et kas me siis jääme vaesemaks, saame rikkamaks ja mida see tähendab siis meie loodusele ja ka tervisele. Ja mis valikuid me peame selleks tegema ja mis eeldused selle siis ka on, mis on need väljakutsed, mida me peame paika saama. Ja loomulikult kindlasti seda, et kus me peaksime alustama, mida peaks tegema praktiliselt. Kõik need küsimused on väga päevakajalised, sest kui me vaatame, mis toimub ka Eesti siis poliitikamaastikul, siis aasta lõpus valmivad nimelt uus energiamajanduse arengukava, põlevkivi arengukava ja keskkonnatasude raamkava. Sisuliselt nende dokumentide, milliseks nad saavad, nende dokumentide sisu paneb paika selle, et mis juhtub järgmise 10–15 aasta jooksul Eesti energiatööstuses. Ja tegelikult sellest sõltub ka, et kas Eesti on 10–15 aasta pärast energia ülejäägiga riik või me sõltume siis tänasest veelgi rohkem siis import energiast ja kus me siis selles Euroopa skaalal muidugi oleme.
Selge on see, et nii mõndagi vaja selleks teha. Toome siin näite kohe Riigikontroll istub siin mul ees, et selle aastane audit näiteks viitab, et on vaja teha üht-teist muudatusi, et koosolekuruumides, saalides käib väga tõsine diskussioon ja ma ütleks kiitusena seda, et minu meelest see diskussioon hakkab nüüd siin selle aasta septembri alguses on juba jõudnud päris konstruktiivseks, et võtame kas või selle näite, et põlevkivitööstus, Eesti Energia, VKG ja Kiviõli juhid kohtuvad keskkonnaministriga juba regulaarselt iga nädal, kohtusime eelmisel neljapäeval, kohtume homme hommikul, et see diskussioon muutub väga praktiliseks ja ma usun ja loodan, et otsused, mis siis riik teeb, on Eesti huve väga selgelt arvestav ja tööstus saab edasi areneda. Aga võib-olla mõne sõnaga sissejuhatuseks, et mis siis põlevkivitööstuse plaanis on. Et loomult ma saan rääkida rohkem enda eest, ehk siis Eesti Energia eest, aga üks väga selge märksõna on see, et Eesti põlevkivitööstus on uuenemas. Et Eesti Energia strateegia on selline, et järgmise 10 aastaga me sisuliselt muudame täiesti, kuidas põlevkivist energiat välja võetakse. See toimub samm-sammult, siin ei ole mingit ühekordset suurt revolutsiooni, aga meie vanad põlevkivi elektri tootmisplokid osa ehk kolmandik nendest aasta 2023 lõpetab tegevuse keskkonnanõuete tõttu. Teine kolmandik, kuskil 700 megavatti, siis kestab kuni aastani 2030 ja kolmas kolmandik 700 megavatti, mis on siis ehitatav Auvere elektrijaam ja siis 10 aastat tagasi ehitatud keevisplokid Eesti 8 ja Balti 11, need töötavad veel tehniliselt päris pikka aega. Sisuliselt, kui me ei investeeri, siis põlevkivi kasutamine ja sealt ka siis energiajulgeolek tegelikult hakkaks vähenema. Siin video peal jookseb kaadrid põlevkivitööstusest Auveres, mis on tehtud siis eile, käib läbi ka Enefit 280 seade, mis töötab. Et põhimõtteliselt hästi lihtsalt öeldes, mis on meie plaan, on see, et kui Enefit 280 on väga hästi käima läinud, on oma projekteeritud siis tootmisvõimsused saavutanud, siis hakata ehitama järgmist. Ja samm-sammult järgmise 10-15 aasta jooksul põhimõtteliselt on võimalik kogu põlevkivi senine otse põletamine asendada põlevkivist õli ja elektri koostootmisega. Miks me seda teeme? Hästi lihtne põhjus. Kui me täna saame põlevkivist kätte 30-40% energiast, et kõige vanemad plokid annavad 30%, 10 aastat tagasi 36%, Auveres aastama lubanud 40% energiaefektiivsust, siis kui me toodame kõigepealt põlevkivist õli ja põlevkivigaasist ja poolkoksist teeme elektrienergiat, siis me saame 2 korda rohkem energiat kätte, 2 korda rohkem müüdavat kaupa ja kõige selle juures veel 2 korda väiksema CO2 sisaldusega elektrienergiat, kuna me põletame põlevkivigaasi, mitte puhast põlevkivi. Põlevkivigaasist teatavasti on iga süsiniku aatomi kohta väga mitu, metaani puhul isegi 4 vesinikuaatomit. Nii et see on see loogika, mida me plaanime teha ja mis on võib-olla selle plaani kõige olulisem on see, et ta on tasuv tänaste elektrienergia ja tänase nafta hinnaga. Ta ei vaja subsiidiumit, ta ei vaja toetust. Ta vajab ühte asja, ta vajab investeerimiskindlust. Ja seetõttu need keskkonnatasud, ressursitasud, kui palju riik tahab saada põlevkivi tonni pealt või loodud väärtuse pealt, et siin peaks olema minimaalselt 5, aga praktiliselt ikkagi võiks olla 10-aastane kindlus ja selgus. Et see peab olema paigas. Nii et sisuliselt, mis see plaan tähendaks, kui ta ellu viia, ja ma rõhutan, see on samm-sammult, see ei ole üks investeerimisotsus, 3-4 miljardit, see on investeerimissamm on üks Enefit 280 seade, mille maksumus, võtame täna lihtsustatud umbes tänast hindas üle 250 miljonit eurot, et see on investeerimise otsus ja selle investeerimise tempo on meie Eestis endal defineeritav, et me ei sõltu siin väga palju kellegist teisest. Et mida see annab? Lisaks sellele, et põlevkivitööstus uueneb, et ta on 2 korda efektiivsem, et
et ta annab meile rohkem ka siis energiasõltumatust, et sellise plaani elluviimisel Eesti toodaks rohkem energiat, kui Eestis tarbitakse. Võtame kokku kõik energiaallikad, mida Eestis tarbitakse. Iga toote lõikes ta üks ühele ei pruugi veel kattuda, aga vähemalt niisuguse energiabilansi ja majanduslikus mõttes me toodame isegi rohkem sellisel juhul energiat, kui Eestis tarbitakse. Lisaks sellele, et ta annab energiajulgeoleku, me saame ka töökohti. Palju on tehtud uuringuid, Ernst & Young, Praxis on teinud uuringu. Põlevkivitööstuses täna Ida-Virumaal töötab otseselt 7000 inimest. Eesti Energia, VKG Kiviõli kokku. Ernst & Youngi raporti järgi, et iga otsene töökoht põlevkivitööstus annab vähemalt ühe toetavas siis teenused osutavas tööstuses. Saame kokku 14 000. Kui me paneme selle, et Ida-Virumaal reeglina peres töötab üks inimene või väga paljudes peredes ja korrutame selle vähemalt 3, me saame väga suure numbri, me jõuame sinna juba 50 000 lähedale, kelle igapäevane elu sõltub sellest tööstusest. Ernst & Youngi uuringu järgi põlevkivitööstuse osakaal sisemajanduse koguproduktis on 4%. Kui see plaan ellu viia, siis see potentsiaal tegelikult on kuni 7%. Numbrites ka natukene, et 4% me teame, et see on 2 korda rohkem kui Eesti kaitse-eelarve, see maagiline 2%, millest me siin kiitust saame. Ja see on väga, väga oluline panus ka kindlasti Eesti majandusse. Mis kindlasti selle plaani elluviimiseks on vaja noori, on vaja insenere, kes tahaksid elada Auvere kandis. Ma juhuslikult ei kasuta Auverest, me räägime kogu aeg mingist Narvast tavaliselt, kui me põlevkivitööstusest räägime, aga ma iga nädal käin Auveres ja Narvaga see pole midagi pistmist, et Narvasse on veel oma 20 kilti sõita ja mina seal reeglina sinna ei jõua, et alati on Auvere, kus on põlevkivitööstus. Nii et seal kandis on noori ja see Ida-Virumaa selle plaani elluviimisel ei ole üks meie jaoks siin kauge mahetud paik, aga see on paik, kus palju noori inimesi saab kõrgelt makstud töö, neil on pikk perspektiiv ja selge siht, sest kui see tööstus on seal olemas, kui need investeeringud on tehtud, siis ta jääb sinna väga pikaks ajaks. Nii et see põlevkivitööstuse uuendamise plaan, 2 korda efektiivse tegemise plaan on väga reaalne. Ma täna tõesti ei tea Eestis ühtegi teist tööstusharu, mis järgmise 10 aasta jooksul plaaniks suurusjärgus 3–4 miljardit koos kõigi investeeringute uute kaevanduste avamisega investeerida. Siin numbrites ma võtan juba ka VKG ja Kiviõli plaanid kokku. Ja ma usun, et see energiasõltumatus, energiajulgeolek pluss see majanduslik positiivne efekt on kindlasti väärt seda, et sellele vähemalt üks pärastlõuna, nagu me täna siin oleme kogunenud, pühendada ja need võimalused läbi arutada. Nii et head külalised ja kolleegid kõik, ma kutsuks nüüd lavale tänast päeva juhtima Kersti Kaljulaidi, kes on olnud 10 aastat Eestist ära, aga ta ütles mulle kohvi juures, et ta on ikkagi tihti Eestis käib, et ta päris reaalsust pole kaotanud. Aga ma usun, et Kersti oma terase pilguga suudab hoida diskussiooni hästi üleval ja võib-olla see pilk Euroopast tuleb veel vahel ka siin kasuks. Et Kersti, ole hea, võta juhtimine üle ja hakkame foorumiga peale. Aitäh!